tere! Tulin Bauhofi uksi valima. Esimene uks on nüüd paigaldatud, nagu te näete, tegelikult läks palju kiiremini ja paremini, kui ma arvasin, et vaatame, paneme teised ka ja siis hõiskame. Kas aita listit? Jah. Smile, that's about all you gotta bring. So enjoy the ride, got some pillows in the Chevy. Like a darling, low and heavy. No nii, siin ma siis olengi oma 3 uksega. 1, 2, 3. Mis ma oleks tahtnud võib-olla teada enne, kui ma hakkasin neid paigaldama, on lihtsalt võib-olla paar lihtsat asja. Esiteks, ukse mõõtmine käib alati nii-öelda ukse ava kohta. Üks asi veel, mis ma oleks tahtnud võib-olla teada eelnevalt, on see, et ukse nii-öelda standard kõrgus on vist 210, kui ma ei eksi. Siin konkreetses kohas me lasime nii-öelda 230 teha Sweatoril, et kuna lagi on natuke kõrgem, et siis kuidagi sobiks paremini siia. Tere! Üks asi, mida ma oleks võib-olla tahtnud enne teada, on lihtsalt terminid, et mida tähendab. Et näiteks ma seletan, et ukse ava on siis nii-öelda tavaliselt siis ma ei tea, 80 korda 210 või midagi sellist, on ju. Siis teine asi on, mis ukse leng. Ukse leng on siis nii-öelda see osa, mis sa installeerid nii-öelda kõige pealt, kuhu siis mis on siis nii-öelda, mis tekitab siukse nii-öelda need ukse nii-öelda raamid. Et see on siis ukse leng on nii-öelda see välimine osa. See on siis, see on ukse leht. See on ukse leht. Ma sain näiteks esimest korda teada, et sellist sõna kasutatakse. Siis ukse liistud on need asjad, on ju. Piirdeliist ja siis lävepakk. Et sellised lihtsad terminid, mina sain palju targemaks selle nii-öelda tegemise käigus ja sain nii-öelda need terminid ka endal selgemaks. Loodan, et see on nii-öelda kellegi jaoks võib-olla kasulik info. Ilmselt te olete minust palju targemad, teadsite juba ammu kõiki neid asju, aga kuna ma olen lihtsalt mega noob, siis minu jaoks olid paljud nendest terminitest olid täitsa nagu uued. Ciao!